kuidas ja no Viru Keemia Grupp on väga pikalt andnud juba stipendiume ja ma kujutan ette, et nende kontorites on nii mitmedki meie vilistlased kui ka siis stipendiaadid, aga sellest, kes neil seal on ja mis märksõnadega siis Viru Keemia Grupi stipendiumile hea oleks kandideerida, aga siis sellest räägib juba Tea nüüd. Nii, palun. Ja, tere kõigile, ma lehvitan Virumaalt. Ja Virumaal on imeline elada. Ja Viru Keemia Grupp asub Virumaal. Meid on palju, meil on ettevõttes 1600 töötajat. Ja tegelikult, mis meie puhul märksõna võiks veel olla, meil on kõik suured asjad. Ma panen korra jagan ekraani. Nii. Vabandan, on näha? Nii, kas on näha? Ja, on näha. On näha, üks hetk, ma teen natuke paremaks. Nii, et kui ma ütlesin, et meil on kõik suured asjad, siis minu taustal või see ekraani peal on praegu vaade meie tehasele ja kas pole ilus, tõsiselt ilus. Ja ta pole ilus mitte ainult nii-öelda tuledes äras, vaid kui sa vaatad teda ülevalt, on ta ühtemoodi, aga mida me siin Kohtla-Järvel Ida-Virumaal teeme Viru Keemia Grupis? Meil on, lihtsam oleks öelda, mida meil ei ole, aga meil on kaevandus, meil on õlitehased, me teeme õlitehastes nii õli kui ka peenkeemia tooteid, me teeme vaikusid, siis me oskame veel elektrit toota. Ja meil on elektrivõrgu jaotusettevõte, meil on logistikaettevõte, meil on automaatikaettevõte ja kui natukene numbritest veel rääkida inimestest, kui ma ütlesin, et meil on 1600 töötajat, siis erinevaid ametikohti on meil ettevõttes 250, erinevaid ametinimetusi ütleme, on 250. Meie kõige noorem töötaja on 18, meie kõige vanem töötaja on 70. Jah, siin eelnevas ettekandes oli kõige pikema staažiga töötaja 48 aastat, meil on 50 aastat. Ehk kui inimesed tahavad siin nii kaua töötada, äkki on hea olla ja ongi hea olla. Nüüd ma tulen stipendiumite juurde ja räägin stipendiumitele kandideerimisest võib-olla natukene teise nurga alt ka. Et meie stipendiumite ajalugu Tehnikaülikoolis on väga pikk. Ma vaatasin täpselt järgi. Viru Keemia Grupp pani esimese stipendiumi Tehnikaülikoolis välja aastal 2003. Ehk me oleme stipendiume välja pannud 19 aastat. Miks me seda teeme? Tegelikult kõige suurem rõõm on andmise rõõm. Ja meie suur soov on edendada eelkõige tehnika ja keemia valdkonna haridust ja motiveerida edukaid üliõpilasi. Loomulikult me oleme väga tänulikud, kui me midagi vastu ka saame. Ehk kui tullakse meile praktikale, tullakse tööle, aga me ei seo oma stipendiumi andmisega noortel käsi. Ehk me ei sea tingimust, et kui sa nüüd saad selle stipendiumi, siis sa pead tulema tööle või sa pead tulema praktikale. Ei, sa võid tulla, aga sa ei pea tulema. Ja need valdkonnad, kus meil stipendiumid on välja pandud, see valdkond on ka väga lai, sest meil on stipendiume palju, meil on aastane stipendiumi fond 10 600 eurot. Meil on 2 magistristipendiumi, meil on 2 bakalaureuse õppestipendiumi ja meil on rakenduskõrghariduse stipendiumid ka. Ja need valdkonnad, kus meil stipendiumid on siis elektroenergeetika, mehhatroonika, maapõueressursid, keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia, soojusenergeetika ja ma panen ühe teise slaidi, et nüüd ennem olid tehased, siin on inimesed, meie VKG tiimi inimesed.
See pilt on tehtud Tehnikaülikoolis messil Võti tulevikku, kus me käisime omale nii-öelda praktikante otsimas. Tänaseks oleme juba leidnud. Aga ma räägin stipendiumitest natukene teise nurga all, et ma olen näinud, et paljud tudengid jätavad mingil põhjusel kandideerimata. Ja isegi siis, kui nad võiksid selle stipendiumi saada 100%. Ma olen kohtunud praktikale tulnud noortega ja küsinud, et meil ju oli stipendium, miks sa ei kandideerinud? Ja no siis ma sain vastuseks, et arvasin, et ma ei saa seda stipendiumi niikuinii. No ja mis siis on, kui sa ei saa, et sa isegi ei proovinud ju. Ja olen nagu juurde lisanud, et Arengufond ei pane veebi välja nende tudengite nimesid, kes kandideerisid, aga stipendiumi ei saanud. Aga vaat nende stipendiaatide nimed pannakse küll veebi välja, kes said stipendiumi. Ja Viru Keemia Grupp teeb ka Facebookis postitusi oma stipendiaatidest, me jagame seda infot oma töötajatele. Ehk kui tulevane tööandja toksib niimoodi Google'isse kandideerija nime, siis ta leiab sealt positiivset taustainfot. Ja ehk kokkuvõttes läbikukkumise kartuses ei tohi jätta üritamata. Nii, ja teine oluline teema veel, et stipendiumi antakse üle pidulikul üritusel. See on lahe üritus, kõik, kes kuulavad laivis või vaatavad järgi, et see on tõsiselt lahe üritus, seal on kontsert, laual on head ja paremat ja tööandjate esindajad tulevad oma stipendiumi üle andma, tihti tulevad kohale juhatuse liikmed ehk võimalik on kohtuda kõige suuremate bossidega. Ja Viru Keemia Grupp ei tule stipendiumi üritusele mitte kunagi tühjade kätega, meil on ikka alati kotid ka kaasas ehk lisaks stipendiumi summale on ka lisaboonus. Aga räägin rahast ka veel, et rahast ka natuke teise nurga all, et Viru Keemia Grupi magistriõppe stipendium on 2000 eurot. Nii. Lihtne matemaatika, et stipendiumile kandideerimiseks tuleb natuke tööd teha, pingutada. Motivatsioonikiri tuleb teha, peab tegema väga hea ja põhjendatud motivatsioonikirja. CV tuleb teha või tuleb varem tehtud CV üle vaadata. Ütleme nüüd, et selle motivatsioonikirja koostamiseks ja CV ülevaatamiseks või kokkupanemiseks läheb kuskil 8 tundi, see on üks täistööpäev. Nii, ja nüüd, kui said stipendiumi jagama see 2008-ga, siis see oli uskumatult hea teenistus, tunnitasu 250 eurot. Ja kui ei läinud loodetult ehk jäid napilt ilma, siis on tegelikult jälle kasud sees, et motivatsioonikiri on valmis ja head CV on ka. Ja meile ei pea absoluutselt aru andma, kuhu sa oma seda raha kasutad, et me ei taha teada, me ei loe võõrast raha. Aga me teame seda, et tark inimene kulutab raha targalt. Meile on oluline, kui sa kandideerid stipendiumile, siis miks oled sina just see parim, kes pead selle stipendiumi saama. Ja ma olen neid motivatsioonikirja ja CV-sid ikka hästi palju lugenud, et ole hästi hoolas. Vaata, et sa saadad õige motivatsioonikirja õigele ettevõttele. Sellepärast, et väga piinlik on lugeda, kui vaatad, et ma hakkan nimetama, aktsiaselts Kuusk ja Känd on peale kirjutatud, aga tegelikult on Viru Keemia Grupile saadetud ehk ole hoolas. Ja lõppkokkuvõttes lõppsõnana noored küsivad tihti, et millised on teil nõuded ja ootused. Väga lihtsad nõuded ja ootused on, et me teame väga hästi, et kogemust ei ole, diplomini on veel pikk tee ees
ja peamised nõuded on, et ole lihtsalt normaalne ja aktsepteeri teisi. Ja kui sa suudad ennast väljendada sõnas ja kirjas, no siis on eriti tore. Nii, aga minu poolt hetkel kõik. Nii, suurepärane, aitäh, Tea. Mulle väga meeldis sinu see arvutuskäik. Ma ise tegin sarnase arvutuskäigu ka siis artikli möödunud aastal sügisel siis tudengid sinna studioossuse ajakirja. Ja siis ma vaatasin ka, et no 8 tunni eest on ikka väga hea teenistus, olgu selleks siis isegi bakalaureuse või magistritaseme see stipendium, et mind küll motiveeriks, nii et väga hea arvutuskäik ja näide siia. Aitäh! Aga mina küsiks veel ka seda, et tõesti, ma ise ka vaatasin, et 2003 oli siis tõesti see esimene aasta ja lisaks sellele panustamisele järelkasvu, et mis on olnud, mida nagu teie tunnete, see suurim väärtus, mida siis stipendiumi väljapanemine on teile andnud ja mida siis ka stipendiaalid võib-olla on tagasi teile andnud? No tavaliselt järgneb stipendiumi saamisele, tihti, mitte alati, aga järgneb praktika ja vot just need hetked, kui stipendiaat on tulnud meile ka praktikale, siis see on andnud meile väga palju, sellepärast et uskumatult palju on noortelt õppida. Nad tahavad teha asju lihtsamaks, nad tahavad kulutada vähem aega ja märkavad nii-öelda kõrvalt tulnud värske pilguga tihti asju, mida me ise ei märka, millega me oleme harjunud. Et vot see teeb rõõmu, kui tuleb noor inimene praktikale ja ütleb, et kuulge, aga seda võiks hoopis nii teha. Väga äge näha, et suures ettevõttes ollakse noorte peale ka hästi avatud ja nendele ideedele, et tõesti, ma ise olen teie tehases kunagi käinud ja ka siis teil seal maal käinud ja siis ütleme nii, et kontoriinimesena siis vahelduseks tekib ikka tunne, et tahaks puhkama minna ja kuskil nagu päris füüsilist tööd lihtsalt teha, et tundub nagu väga organisatsiooniga ka kindlasti koht, kuhu tasub kandideerida stipendiumile ja siis ka edasist tulevikku planeerida. Ja minule meeldis väga Tea, et väga hästi välja toodud need, millele siis tudeng oma motivatsioonikirjas peaks tähelepanu pöörama. Et pärast jätame selle laivi kindlasti ja selle videoga meil siia Facebooki üles, et kellel veel tekib mõtteid siit Tea kõnest, mida panna siis oma motivatsioonikirja, siis see on hea nii-öelda tagasi kerida ja uuesti kuulata. Aga suur aitäh, Tea, ja siis kohtume juba peagi. Levitan!